Tere! Sa oled avanud videojuhendi, mille ma olen koostanud meie kooli serveri kasutamiseks ehk et teekette kasutamiseks. Me saame oma võrguketast kasutada nii koolis sees kui ka koolist väljas ehk kodus olles. Ja praegune juhend on koostatud just koolist väljas põhimõttel. Selleks peame me avama interneti akna ja kirjutama aadressiriba peale niisuguse pika numbrirea. Selle saime arvuti administraatori käest. Tore oleks see meili pealt üles leida. Saame kopeerida copy-paste'iga siia aadressiriba peale ja siis oma kontoga sisse logida. Kuna seisab ees meil tööplaanide koostamine, tööplaanide muutmine olemasolevalt, siis seda on väga mugav teha just nimelt kohe kodus ja selle teekette peal. Aga et meil ei tuleks apse, siis loodan, et sellest juhendist on kasu. Nüüd arvuti küsib, kas sa soovid seda parooli sellesse arvutisse salvestada. Kindlasti ära salvesta, vaatamata sellele, et see on sinu arvuti, sest lihtsalt siis parool ununeb meelest. Lähen praegu siit nendest ka selleks, et asuda kohe võrgukette peal oma tööplaani otsima. Juhendi tarbeks kavatsin ma leida oma eelmise aasta tööplaani ja näidata, kuidas õnnestub muutmine ja uuesti üles panemine. Meie failid ja kaustad on selles, mille ma praegu avasin ühe hiireklõpsuga. Õpetaja kaustast õnnestub meil leida tööplaanid, ka juba käesoleva algava õppeaasta töökavade kaust on meil olemas. Võtan siit selle eelmise aasta oma. Ja olen siin juba nagu mingisuguse esimese sammu teinud. Teeme siis nagu uuesti. Võtan informaatika tööplaanide hulgast, näiteks 3. klassi aastaplaani. Seda ma peaksin üle vaatama ja korrigeerima, sobitamaks seda käesolevaks õppeaastaks. Nii, topelthiireklõpsuga ma avan selle. See fail tuleb mulle arvutisse allalaadimiste alla downloadide kausta. Võtan ta siin praegu, klõpsin lahti ja nüüd. Me saaksime arvutis siin ja praegu võrgus teda muutma hakata, aga ta ei salvestu ja siin see juhend vajalik ongi. Kui see fail on sul lahti, siis oleks sul esimene samm tarvis salvestada nimega. Minul on ta praegu faili nimeks niisugune ja kui ma nüüd salvestan nimega, siis ma lisan talle mingisuguse lisandi juurde, et samaks ei jääks, siis ta õnnestub mul nii. Leian endale, näete siin ta on alla laaditud kaustas.
leian endale selle, kuhu ma soovin ta panna. Nii, olen teinud juhendite jaoks just niisuguse kausta, kuigi meil on ka õppeaastate kaupa, igal õpetajal on omamoodi vahvalt tööplaanide kaust olemas, minu juhendikaust on siin ja kavatsen ma selle siia panna. Nii, ma panen sellele tööplaanile failile natukene veel muutmiseks, näiteks 15, 16. Siis ma olen kindel, et ta loeb pärast mul võrgus uuesti ära. Kuigi kui ta läheb võrgus teise kausta, siis võib ta ka niisama sobida. Salvestan ära, aga kindlasti peab veenduma, et ta on sul õiges kohas iseenda arvutis. Nii, nüüd me toimetame selle failiga, mis on juba minu enda arvutis. Sisuliselt ma siin hetkel praegu midagi muutma ei hakka. Juhendi otstarbel ma teen nagu värviliseks, siis on ta pärast meil silmale selge arusaam, et meie muutmine on kuskile korda läinud. No nii, tegin värviliseks ja nüüd ei pea ma enam nimeliselt teda salvestama, hetkel see fail on minu arvutis. Ta on juba minu arvutis saanud täna uue nime. Nüüd sobib siin see kiirsalvestusnupp. Klõpsin selle peale. Nii, terve minu tööplaan on sellega muudetud ja ma soovin selle nüüd tagasi uuesti kooli teeketta peale panna. Lähen julgelt ja panen selle faili enda arvutis ristiga kinni. Olen taas teeketta peal ja nüüd on tarvis see mul siia teeketta peale uuesti oma arvutist üles laadida. Selleks kasutan ma siin seda uploadimisnuppu, võtan, klõpsin siia, leian, kus ma selle endale salvestasin. Nii, oli ta mul see fail hetkel ja kas ma teen ühe klõpsi selle peale ja siin on mul open nupp, nii, aga sobib ka 2 klõpsiga ja nüüd näitab, kuidas ta toimetab ja see fail laekub mulle nüüd. Aga hetkel ta laekus mulle lihtsalt sellesse kausta, kus ta mul, näete siin 2014-15 õppeaasta kaustas ja sinna ma tahtsin teda panna. See, kuhu sina tahad kindlasti teda viia, see on kindlasti vajalik enne täpselt vaadata, mis kausta sa paned. Nüüd aga, kui ma tahan näiteks panna tänavuse õppeaasta kausta, siis teen selle faili aktiivseks ja tegin siin selle action nupu lahti ja näe, vaata, ma kopeerin, aga ma võin ka lihtsalt siit ära võtta katiga ja lähen siin, teen endale selle õpetajate kausta uuesti lahti, otsin selle ilusasti värske 2015 ja 16 õppeaasta kausta ja panen siia. Siin on kõikidel teil oma kaust ja siis avad sa selle ja paned sinna. Kuna aga mul endal siin kausta ei ole tänavu, siis mina nüüd lihtsalt kleebin selle siia. Näete, hiljem ma võin selle siit eemaldada
sest ei taha risustada ametlikku kausta, aga juhendi tarbeks oli hetkel see vajalik. Ma loodan, et juhendist on kasu. Soovin teile jõudu ja head juhendi kasutamist.